Tere kõigile, Hõbekunn siin ja tänases videos mõtlesin, et räägin siis natuke koduturvalisusest. Kuna minu kanal on nagunii pühendunud siis nagu väärismetallidele ja igasugustele sellistele asjadele, siis kindlasti on teie seas ka väga paljusi, kes näiteks koguvad või mis iganes nagu hoiustavad omal näiteks kodus midagi. Siin selles videos siis toongi välja mõned sellised näited, kuidas oma kodu turvalisemaks muuta. Nagu teate, siis praegu on päris karmid ajad ka ja iga asi, mis põhimõtteliselt kuskil lohakile jäetakse, et pannakse kohe tuuri ka, et ühesõnaga selles videos siis räägime natuke kodu turvalisusest. Kuna esimene pilt juba sai valitud selline, nagu ta on, siis võib-olla alustakski valgustusest. Et nagu näha, siis maja külge on pandud 3 erinevat valgustit ja need valguse nurgad on siis täpselt pandud nii, et terve põhimõtteliselt maja ulatuses oleks kõik nagu ära valgustatud. Ja see on väga tähtis just pimedal ajal, kui vargad ringi hiilivad, sellepärast et need tuled muidugi võivad teil kogu aeg põleda, kui pool taga on, aga võivad olla ka näiteks liikumisanduritega või igasugust variante on tänapäeval olemas. Kindlasti varas ei taha ringi luusida seal, kui kõik need tuled lähevad järsku keset tööd põlema ja naabrid võivad esiteks näha, ise võite üles ärgata, vaadata, mis toimub ja kindlasti on see palju ohutum, kui lihtsalt kott pimedas olla. Tänapäeval isegi ei ole vaja nagu vooluvõrku ühendada neid kalleid prožektoreid, vaid saab isegi hakkama tavaliste odavate päiksepaneelist valgustitega, millel on liikumisandurid juba küljes. Omast kogemusest võin öelda, et mul on endalgi kodus sellised tillukesed, et 3 aastat juba õues olnud ja nii talvel kui suvel ja siiamaani pole midagi juhtunud ja töötavad ilusti. Mingi asja valgustamiseks väga hea valik, soovitan. Kindlasti järgmine asi siis, mis peaks olema igal maja omanikul, on turvakaamerad. Kuna turvakaamerad on nii tähtsad asjad, et teil on alati võimalik siis saada salvestused kätte, kui keegi on teie maa peal käinud või midagi kuskil teinud. Ka turvakaameraid on väga palju erinevaid ja kindlasti ka erinevas hinnaklassis. Aga 2 kõige tavalisemat võib-olla ongi siis tavalised Wi-Fi kaamerad, mille peab lihtsalt siis Wi-Fi võrku ühendama ja ära paigaldama. Ja teised on siis põhimõtteliselt selline kast pannakse teile kuhugile koju ja siis kõik kaamera salvestab nagu sinna kasti kogu video. Wi-Fi kaameratega võib siis juhtuda nii, et teinekord võib mingi salvestus kaduma minna või teadja on varas, saab selle Wi-Fi nagu ära blokeerida, et ei ulatuks kaamerani ja salvestus võib kaduma minna ja igasuguseid asju on välja mõeldud. Aga see teine variant siis nagu salvestab teile kõik nii kaua, kui kaamera püsti vooluvõrgus on, nii kaua kõik salvestab sinna kasti, et isegi kui kaamera ära lõhutakse, kuni selle hetkeni kõik salvestus on teil seal jääb sinna kasti alles nagu. Aga kindlasti, et kui ei ole võimalik seda teist varianti osta, et Wi-Fi kaamera 100%, kas või kindlasti aitab kaasa, et varas juba näeb, et maja küljes on kaamerad, ega ta siis ei kipu sinna tulema juba, kui maja on valgustatud ja kaamerad on küljes ja kindlasti tuleb kasuks, soovitan soojalt. Ja lisaks sellele veel on võimalus 3. variant, et lihtsalt palkate mingi turvafirma omale, kes ise paigaldab teie majale kõik kaamerad ja põhimõtteliselt nagu valvabki seda siis, et kui midagi peaks juhtuma, siis turvafirmasse kohe läheb sireen või midagi seal hakkab tööle, ja inimesed tulevad siis kohe autodega kohale, vaatavad, mis värk on, et ka sellised võimalused on olemas, aga siis peate arvestama, et peate iga kuu mingit maksu maksma, et neid on ka kindlasti palju erinevaid. Lisaks on siis võimalik ka liikumisandurid panna nii majja sisse kui ka miks mitte hoovi sissesõidu juurde. Samamoodi väga lihtne, siis sensorid paigaldatakse näiteks hoovi sissesõidu juurde või sellisesse kohta, kuhu on kerge ligipääs ja siis teine selline karp läheb teile tuppa
ja nii kui keegi sealt läbi sõidab või teie maa peale tuleb, siis kodus teil see asi hakkab kohe häält tegema või annab teile kuskil telefoni äpist teada, et mingi liikumine seal toimub ja siis olete kohe kursis, et kui keegi peaks teie maa peal käima, nii et ei tea seda. Ja kui te olete jõudnud siiamaani, et teil on maja valgustatud, kaamerad on üleval ja kui teil on veel liikumisandurid ka pandud, siis teil peaks juba päris hea selline turvalisus olemas olema. Et alati võite muidugi minna ka näiteks naabruskonnas ringi jalutada ja vaadata oma naabrite majasi, et kui turvaline nendel see asi on. Ja siis saate võrrelda, et kas teie peaksite natuke turvameetmeid juurde lisama või on teil juba päris okei võrreldes teistega. Kindlasti tuleb ka kasuks, kui teie kodul on korralik aed ja te ei hoia mingi igasugust kola oma loovi peal, mis kohe vargale silma paistaks nagu. Et kui teil on ilus puhas aed, korralik aed on ka ehitatud ümber maja või miks mitte, siis nagu isegi mingi kõrge hekk või elupuu selline rivi, siis kindlasti see juba aitab ka kõvasti kaasa. Ja noh, alati on võimalik ka kodule panna igasuguseid turvauksi, rauduksi ja selliseid asju, mis kindlasti ka aitavad kaasa. Ja noh, nagu teate, siis ka akendele on võimalik panna neid igasuguseid sensoreid ja asju, et kui keegi selle lahti peaks muukima, siis kohe hakkab pinisema ja undama. Et ja igasugused turvasüsteem on olemas, et kõike võite vabalt kasutada, et soovituslik. Kindlasti aitavad ka kaasa igasugused sellised kurja koera märgid, et stopp, pööras ära tule või eravaldus või mis iganes märgid. Ka need põletavad tegelikult selliseid paljus inimesi ütleme eemale. Ja kui tahate, et teil oleks ikka tõeliselt turvalisem, võib-olla siis kõige tähtsam asi teie kodu juures ongi see, et kui te omate näiteks koera. Koerast võib saada teie parim sõber, pereliige või miks mitte ka majavalvur. Et ühesõnaga ta teeb neid kõiki. Aga kõige tähtsam on see, et kui isegi võõrast peaks ringi luusima seal, siis kindlasti koer annab alati märku. Augub, ta ei lase võõrast lihtsalt oma maha peale, et kui mingi imelik vend keset ööd seal kuskil hiilib, siis noh, kui teil ikka korralik valvekoer on, siis noh, ütleme nii, et ega see pätt sinna niisama ei tule ka. Et kindlasti sellised koerad peletavad vargeid eemale. Ja ega ma arvan, et ega ükski varas ei tahaks ka tulla, kui selline suur rottweiler kuskil aias vahib. Järgmise asjana siis liigukski edasi tuppa. Et kui oleme majas sees, siis järgmise asjana võiks olla teil näiteks magamistoas selline väike seif. Ja see seif ei ole siis mingisuguste väärismetallide hoidmiseks, vaid see seif on näiteks teie relva ja taskulambi hoidmiseks. Et kui mingil juhul peaks olema selline lugu, et pätt on juba majja saanud või kuulete, et kuskil pätt juba kuskil ukse taga kangutab seal midagi, siis väga lihtsalt saate ligipääsu oma relvale ja taskulambile. Ja kindlasti olete juba paremas seisus kui ilma relvata. Muidugi relvi võib olla teil igas suuruses, kui teil on isegi suured relvakapid, miks mitte. Aga kõige lihtsam on siiski ligi pääseda tavalisele käsipüstolile. Hea lihtne kasutada ja hea lihtne ka teil seifist võtta, kui on vajadus. Et nii on, et soovitan väga. Ja teine asi on siis korralik taskulamp. Et olgu see taskulamp siis lihtsalt taskulamp või juba relva küljes mingisugune laser või lambike, et otseselt nagu tegelikult vahet ei olegi, peaasi, et teil mingi tuleallikas oleks olemas kohe, kui teil on vaja selle relvaga liikuda vastavalt siis olukorrale kuhugi, kus see pätt sisse üritab saada. Ja kõigile nendele, kellel näiteks ei ole relvaluba, ei ole ka hullu, et tegelikult igasuguseid asju on palju veel võimalusi, et on olemas ka lihtsalt sellised õhupüstolid, mis annavad ka päris kõva tutaka, et ütleme nii, et ega näkku ei tahaks keegi sellega saada. Et kui ikka varas tuleb, siis miks mitte, ka see võib aidata teid hädast välja. Lisaks on olemas igasuguseid pipragaase, aga näiteks tavarelvast, tulirelvast, siis järgmisena võib-olla soovitakski, et kui teil oleks selline pikk mingisugune machete või nuga,
kindlasti peaks ka see olema turvalises kohas, aga alati teile kättesaadavas kohas, sest kui pätt ongi teie majja sisse saamas, siis te ei taha ju paljaste kätega seal vastas olla. Teil peaks olema selline suur nuga või mingi asi, mis päti kohe eemale peletab, sest vajadusel saate ennast kaitsta sellega ja noh, mida iganes teha, et paljaste kätega keset tööd mingi vargale vastu hakata pole just kõige parem mõte, sest kunagi ei tea, mis vargal endal võib kaasas olla. Ja selline nuga siis võib ollagi siis tulirelvale selline väike asendus. Ja kui siit ka nüüd edasi liikuda, siis kindlasti järgmiseks ja kõige, ütleme, üheks tähtsamaks asjaks oleks siis teie kodus õige turvaline seif, kus te oma asju hoiustate. Et seifid on ka siis tegelikult väga-väga eri suuruste ja hindadega. Seifidest siis räägiks nii palju, et kui seifi ostate, siis see peab olema kindlasti selline suur ja raske, et mida üks inimene ei saaks ära vedada. Et seal 200-300 kilo seif oleks päris hea juba. Ja eriti kui teil on see juba teisele korrusele Google'i paigaldatud, see teeb selle veel paremaks, kuna vargad ei saa seda lihtsalt ära viia. Järgmiseks etapiks oleks siis seif poltidega põrandasse panna või Google'i kinni keevitada, et seda ei oleks võimalik üldse maa küljest liigutada, kuna see aitab juba väga palju kaasa. Lisaks on siis kõikidel seifidel ka selline tulekindel nagu skaala, et mida tulekindlam teie seif on, et kui palju ta kuumust talub. Et alati peate seda ka jälgima, et kui näiteks ongi mingi tulekahju või midagi, et mitu tundi siis nagu seif hoiab seda enne, kui ta nagu ära põleb. Et ka sellest on kindlasti kasu, kui vaatate seda skaalat. Lisaks siis tulekindlale skaalale on ka seifidel siis selline skaala, et muukimisskaala, et mitme minuti jooksul on võimalik siia seifi sisse muukida, kui on olemas kõik vajalikud tööriistad. Et tegelikult keegi ei taha ju osta seifi, kuhu pääseb sisse 2–5 minutiga. Et paarist vasarahoobist või siis mingist väiksemast lõhkeainest või relakast lendab seifi luks eest ära, no seda ei taha keegi ju. Et pigem siis vaadata juba selliseid seife, kus on see muukimisskaala professionaalsete tööriistade puhul kuskil 20–30 minutit, et see on juba päris pikk aeg, millega te jõuaksite koju või jõuaks turvafirma teie majja. Sellise aja jooksul on võimalik juba, et pätt ei pääse ära. Aga 2–5 minutiga, noh, see on liiga kiire, et pätt tuleb, võtab ja läheb. Lisaks sellele tuleb seifi juures kindlasti vaadata üle lukusüsteem. Et kui teie seifil on elektrooniline lukk, siis kindlasti ma ei soovitaks seda. Kuna see hetk, kui teil võib seda seifi kõige rohkem vaja minna, siis te ei pruugi sinna sisse pääseda, kuna näiteks elektrisüsteemis võib olla mingi viga või siis näiteks lihtsalt patarei või toiteallikas on tühjaks saanud ja te ei pääsegi oma seifi. Sellepärast tulekski alati alternatiivina vaadata sellist seifi, millel on kas võti pluss siis elektriline lukk või siis elektriline lukk pluss mingisugune mehaaniline koodiga lukk või mis iganes, et teil alati oleks tagavara sissepääs, kui üks variant ei tööta. Lisaks võiks see seif siis alati olla mingis ruumis, mis on veel omakorda mingisuguse uksega nagu takistatud, et ka see hoiab juba varast kinni. Ja alati kõik majja sissepääsud võiksid ka siis olla tegelikult turvakaameratega seest poolt varustatud. Aga nagu vanarahvas ütleb, siis ükski kaamera ega ükski lukk ei hoia varast kinni. Nagu teate, on isegi maailma kõige suurematesse pankadesse sisse saadud. Aga kindlasti, kui te kõiki neid meetodeid jälgite, siis kindlasti võin öelda, et te olete kaitstud umbes 99% rohkem kui kõik teie naabrid. Kuna pätt lihtsalt ta isegi ei hakka tulema teie majja, vaid ta võtab midagi kergemat, lihtsamat valides mingisuguse majapidamise,
kus ei ole ühtegi nendest nõuetest täidetud. Siin oli hõbekunn, hoidke oma varal silm peal ja kui teile see video meeldis, pange videole like, siis vajutades pöidla nupule ja kui tahate ka tulevikus ägedaid videosi näha, siis hakake minu kanalit jälgima, ehk siis pange subscribe ja näeme juba järgmises videos. Olge tublid, siin oli hõbekunn, tšau!